Mida kujutab endast pere- ja töötajasõbralikkuse programm? Pere- ja töötajasõbralikkuse programm on Sotsiaalministeeriumi poolt ellu kutsutud aastast 2016 ja see on programm, mis siis toetab ja aitab organisatsioonidel jõuda mõnes mõttes järgmisele tasemele, et on omamoodi kiirendiks, et siis muutuda järjest töötaja- ja peresõbralikumaks. Et me pakume erinevat mentorlust igale ettevõttele, kes selles programmis on, pluss siis erinevaid hindamisi, vahe- ja lõpphindamisi ja siis ka erinevaid koolitusi ja kokkusaamisi. Milliseid organisatsioone oodatakse sellisesse programmi? Sellel programmil võib-olla müüdina võib tunduda, et see on programm ainult kõige tublimatele, aga tegelikult me ootame absoluutselt kõiki organisatsioone ja ainsaks eelduseks on see, et peab tahtma oma organisatsioonis mingit muutust ellu viia. Ja ennekõike me ootame siis selliseid organisatsioone, keda me ise saame võib-olla programmiga aidata ja toetada või kes saaksid olla kas siis eeskujuks või siis ka nagu toeks teistele organisatsioonidele. Aga see viimane ei ole nagu 100% tingimus või nõue, aga see võib olla abiks kandideerimisel. Mis on sellises programmis osalemise kõige suurem kasu võib-olla organisatsiooni jaoks, mida sa saaksid välja tuua? Organisatsioonid ise ütlevad, et kõige suurem kasu selles programmis osalemisel on see, et nad saavad muuta nagu süsteemsemaks selle, mis neil juba on olemas ja saavad ka väga palju kõrvalist hinnangut ja nagu peeglit, et keegi teine tuleb ja vaatab sellest organisatsiooni sisse ja ütleb, mida siis veel võiks muuta, mis vajab parendamist. Mis on selle programmi laiem ühiskondlik kasu? Tänaseks on programmis olnud palju organisatsioone, kes on selle läbinud, et kuidas see tervikpilt paistab? Programmis osalemine ühelt poolt kõige otsesem kasu on loomulikult nendel töötajatel, kes töötavad nendes organisatsioonides, kes siis muutuvad töötaja peresõbralikumaks. Neid on tänaseks juba ligi 40 000, keda see programm on siis sellisel moel puudutanud, aga ka laiemalt, et kõikidel nendel inimestel on omakorda pered ja nemad ka kindlasti tunnetavad seda päris hästi, et nende pereliige võib-olla on rahulolevam, õnnelikum tööd tehes ja selle võrra ka kodanikuna aktiivsem ja meile ühiskonnas on see laiem võit. Miks pärast üldse tööandja peaks mõtlema pere- ja töötajasõbralikkuse peale? Tänases ühiskonnas ma arvan, et esiteks me oleme nii väike, et meil on nii vähe inimesi, et iga inimene on väärtus omaette ja meie tööturg isegi ka kõige turbulentsematel aegadel liigub ikkagi sinna suunas, et iga inimest tuleb hoida ja tuleb mõelda, miks ta meil päriselt on ja tegelikult väga pragmaatiliselt kui öelda, et siis enamik ettevõtted, kes meil programmis osalevad, ütlevad, et see kasu on ka nii-öelda rahaline, sest et inimesed, nende tootlikkus tõuseb, nad on rõõmsamad, tööjõu voolavus on väiksem ja inimesed, kes on oma tööga rahul, teevad lihtsalt paremat tööd.